keemiaõpe, vähemalt põhikoolis, seisab 3 suurel vaalal. Esimene nendest on elementaarne tervis ja ohutus. Keemias õpivad noored, kuidas suhtuda respektiga ainetesse, nende kasutusvõimalustesse ja kasutamisega seotud ohtudesse. See võimaldab õppida, kuidas turvaliselt käia ringi kodukeemiaga, suhtuda skeptiliselt imeravimitesse ning kuidas tervislikult toituda. Teine väga oluline keemia õpetamise eesmärk on rahuldada seda igale noorele omast teadmisjanu, mis on neil maailma toimimise põhialuste vastu. See tähendab kujundada nende loodusteaduslikku maailmapilti. Ja 3. eesmärk on loomulikult abstraktse mõtlemisoskuse kujundamine. Keemia õppimine õpetab õpilastele, kuidas olla loovad ja analüütilised. Ning loomulikult lisanduvad sellele paljud muud tahud oma elukaare planeerimisest ja karjäärivalikute tegemisest. Keemia on erinevate ainete kokkusegamine ja teha nendest nii-öelda uusi aineid, segused. Mulle meenutab keemia natuke nagu pomm. Keemia on nagu ainetega, sa õpid seal erinevaid aineid, et näiteks H2O või midagi sellist, et näiteks on seal hapealu selline aine ja siis keemias sa segad neid erinevaid aineid kokku ja siis tekib mingi reaktsioon, näiteks värvluse vahetus. Ja keemiaga saad sa väga palju teha. Keemia on minu arust see, kus näiteks segatakse mingeid aineid kokku ja niimoodi ja õpitakse mingi HV2 või mingid sellised asjad. Keemia on selline, kus sa õpid ka erinevaid aineid ja sa õpid ka selliseid asju, et mis aineid peab hoolikamalt käsitlema ja milliseid ei ole nii vaja hoolikalt käsitleda ja siis sa õpid, et kui need ained kokku panna, mis siis juhtub näiteks.